Anton Hansen Tammsaare, Kõrboja peremees. Esimene peatükk. Võis kella 7-8 paiku olla, kui Katku Villu aidalakas Hentel ärkas. Küll tundis ta alles kehas unerammestust, aga magada enam ei saanud. Luis kontides uimles mingisugune magus valu, nagu ta seda oli tundnud paljude aastate eest, kui ta oli mõelnud minna kalale, jahile või ühes teistega kuhugi kaugemale metsa marjule. Ja siis need linnud. Need laulsid, nagu nad Villu mälestustes kunagi polnud laulnud. Nad laulsid aida otsas kasvaval kasel, mille nõtkete okste kahinat Villu arvas kuulvat. Nad laulsid ka vana rohuaia teistel puudel, vististi aial endalgi ja aia teipail. Laulis lepalind, häälitses punaütt, vilistas hiline kuldnokk, kelle esimene pesatäis nurja läinud või kes liiga hilja paraja pesapaiga leidnud. Karjus rähn lähedal metsas, kukkus kägu. Silit sulitas linavästrik, rõkkasid isegi niisugused linnud, kelle nime Villu ei teadnud, polnud kuulnudki, keda ta aga tundis nende laulust. Kuula, seal kordab keegi iga natukese aja pärast viiu vii, viiu vii. Kordab seda pisut kähiseval nagu mitmekordsel häälel, milles oleks nagu vaikne nukrus. Villu ei oska seda häält millegagi võrrelda, vahest ainult mõne lõõtspilli omaga, kui klahvidel sõel peal, aga ta teab, et sel linnukesel on roheline kõhualune ja ta armastab suures metsas ja pikis puis elutseda. Nii et ta ainult harukorril heaks arvab Katku kaske lennata. Keegi teine linnuke algab oma laulu sellega, et paneb keelel võrisema ilusa ärri, vidistab siis pika ja keerulise loo ning lõputab jällegi vältava ärriga, millele punktina otsa vajutab tee. Teda kuulates tuleb Villule meelde linnukese pruunikas selg ja saba, mis niisama kikkis ja püsti nagu sillerdav nokki. Ja ta ärritab ning laulab, laulab ja ärritab, nii et lausa lust kuulata. Villu tahaks täna kiita seda nimetut linnukest, kes armastab oma pisitillukese pesa teha verivärskeisse puusüldadesse, mis seisavad keset Sample complete. Ready to continue?